Ei ole veel? Ja salvestus on alustatud. Selge. Mina olen siis Tiina Vooru, Maa- ja Ruumiametis riigimaa tehingute ja toimingute teenusejuht. Ja mina räägin teile täna siis sellest, kuidas riigimaad üldse rentida, mis on seal olulisemad tingimused, millele tähelepanu pöörata. Ja kui mina oma jutu olen ära rääkinud, siis räägib maa hindamise osakonnast Ülleke Eerik sellest, kuidas siis need maarendi hinnad kujunevad. Ja siis, kui me oleme teile oma info jaganud, siis ootame väga teie küsimusi ja oleme siis valmis nendele siis ka vastama. Nii palju, kui siis aega jagub. Üks sekundikene, ma kohe jagan teiega oma esitlust. Nii. Kas te näete? Andke keegi häälega märku, ma praegu seda koosoleku akent ei näe. Ja hakkame siis otsast pihta, et kiiresti info vahetatud saaks ja põllumehed kiiresti põllule tagasi saaks. Mis maast me üldse räägime? Ma olen ikka aeg-ajalt seda näidanud ja välja toonud, et tegelikult kogu Eesti põllumajandusmaast on väga väike osa üldse riigi käes ehk riigi omandis. Kui kokku on riigil siin kuskil 1,27 miljonit hektarit põllumajandusmaad, siis riigi omandis on ainult 119 263 hektarit. Aga see arvutus on nüüd tehtud puhtalt kõlvikulise koosseisu järgi, et siin ei ole arvestatud, kas on PRIA massiivid olemas või kas tegelikult maad põllumajanduseks kasutatakse, vaid lihtsalt on kokku löödud siis haritava maa ja loodusliku rohumaa kõlvikud maatulundusmaadel. Ja see maa, mis riigi käes jaguneb valdavalt siis kahe suurema riigiasutuse vahele, on siis Maa- ja Ruumiamet ja RMK, kes siis ka neid maid kasutusse annavad. Kui MaRu käes on siin kuskil 3/4 kogu põllumajandusmaast, siis RMK-l on natukene alla 1/4. Aga jällegi omakorda MaRul on rohkem haritavat maad ja RMK-l siis arusaadavalt rohkem sellist looduslikku rohumaad, mis on siis metsade vahel. Ja kuidas seda riigimaad kasutusse antakse? On 3 sellist põhilisemat viisi. Kõigepealt on põllumajanduslikud rendilepingud, mis sõlmitakse enampakkumise tulemusel puhtalt riigivaraseaduse reeglite järgi ja neid lepinguid valdavalt sõlmib MaRu. Natukene teeb ka RMK põllumaade rente, aga mitte nii suures mahus, kui meie portfellis praegu on see toimunud. Ja nende põllumajanduslike rendilepingute puhul siis kasutustasu kujuneb oksjonil, aga allhind arvestatakse siis maa turuhinnast, et see on selline üldine reegel, millest pärast siis ka Ülleke täpsemalt räägib, kuidas see toimub. Siis teine viis on kasutusvaldus, et need lepingud on sõlmitud maareformi seaduse alusel otse põllu kasutajaga, seal ei ole enampakkumist toimunud. Ja esmased lepingud sõlmiti valdavalt 15 aastaks, mõned olid ka 20 aastaks. Ja nendel lepingutel on siis tasu 2% maa maksustamishinnast. Ja kui nüüd 15 aastat läbi sai, siis on sõlminud MaRu jällegi need pikendatud lepingud. Ja nende pikendatud lepingute puhul on siis see kasutustasu 3% maa turuhinnast. Ja kolmas viis, kuidas riik maad kasutusse annab, on poollooduslike koosluste hooldamise lepingud. Neid nüüd sõlmib valdavalt RMK.
seal on kasutatud nii valikpakkumist kui enampakkumisi, aga need maad on reeglina sellised vähem väärtuslikud põllumajanduslikus mõttes, et ongi siis puisniidud, rannakarjamaad, siuksed võib-olla isegi üsna võsastunud tükid, kus siis karjatatakse. Et nende tasud on reeglina ka natuke madalamad kui siis riigivaraseaduse alusel või maareformi seaduse alusel sõlmitud lepingute puhul. Ja see maht on siis selline, et marul selle aasta alguses oli kasutusvalduse lepinguid 2590 ja rendilepinguid 2900 ja kui pindaladest rääkida, siis kasutusvalduses oli 30 300 hektarit ja rendis 33 000 hektarit, et suht võrdselt jaotub tegelikult see maa praegu nende riigivaraseadusel oksjonil korras antud kasutusse ja ka nende puhul siis, kus on kasutusvaldus maareformi käigus sõlmitud. Et ma püüdsin täna seda nagu infotundi üles ehitada selliselt, et nendes küsimustes tõin mingisugused pidepunktid siia slaididele, milles on kõige rohkem meile nagu küsimusi tulnud põllumeestelt, kas siis enampakkumiste käigus või siis ka pärast, kui juba leping sõlmitud on. Et kõige rohkem on olnud teema selles, et missugusel juhul loetakse riigimaa kasutamine õiguspäraseks ehk siis õiguslikul alusel olevaks ja eelkõige tuleb see ikkagi välja siis, kui minnakse PRIA-lt toetust taotlema ja PRIA küsib, et mis õiguslikul alusel sa kellegi teise põldu kasutad. Ja siin on väga lihtne reegel, kui on olemas kirjalik kasutusõigus, mis on siis riigi esindaja poolt antud, siis on see kasutamine ka õiguspärane ja selliseks kasutusõiguseks võib siis olla kas siis kirjalik leping, see ei pea küll olema selline pastakaga alla kirjutatud, nagu siin juures pildil, reeglina tänapäeval on ju digiallkirjastatud, aga ta peab olema ikkagi kirjalikult taasesitatavas vormis. Ja need lepingud ongi siis kas rent, kasutusvaldus, mõnel juhul ka hoonestusõigusega maal on mõni väike põllulapp, mida on vaja tõendada, et seal kasutusõigus on olemas, et ka see sobib kasutusõiguseks. Siis on ka need allrendilepingud, kui riigiga on sõlmitud põhileping ja põhirentnik või põhikasutaja annab selle maa allkasutusse. Taas peab kirjalikult olema see fikseeritud. Ja väga üksikutel erandlikel juhtudel on maru andnud ka veel nõusolekuid reformimata maa kasutamiseks hästi lühiajaliseks perioodiks, enamasti ainult üheks vegetatsiooniperioodiks siis. Et need on need üksikud juhud, kus tõesti mingil väga objektiivsel põhjusel maa on veel reformimata, aga me anname nõusoleku, et seda maad hoitakse endiselt põllumajanduslikult heas korras ja seda võib kasutada, kuni siis see maareform saab kenasti ära vormistatud. Ja üks oluline märge veel, et kui riik on kasutamiseks õiguse kellelegi andnud, siis see alusdokument, millega see õigus anti, peab kindlasti saama kajastatud ka riigi kinnisvararegistris. Ja sealt vaatab ka tegelikult PRIA kõigepealt, kas kasutusõigus on olemas ja kui seal on kõik korras, siis üldse küsimusi taotlejaga ei tekigi. Siis järgmine teema, mille osas on päris palju olnud küsimusi ja segadust, on see allkasutus või allrent, et mismoodi see peab olema vormistatud ja mis juhul me nagu loeme selle õiguspäraseks ja mis juhul mitte. Et kui on sõlmitud enampakkumise teel rendileping, siis selleks, et allkasutusse anda, peab enne küsima kindlasti riigi esindajalt kirjaliku nõusoleku. Kas see on siis maru või on see RMK, aga see kirjalik nõusolek peab olema enne küsitud, kui allkasutusleping sõlmitakse. Nüüd, kui on kasutusvalduse lepingud, siis nende puhul on tegelikult seaduses sätestatud ka isikute ring, kellele üldse võib allkasutuse anda. Need on siis kas pereliikmed või sugulased või siis ettevõtted, milles siis pereliikmel või sugulasel on vähemalt 30 või pool ettevõtte osalust.
Aga selleks, et nüüd see allrendileping või allkasutusleping ka saaks nähtavaks ja kajastatud Riigi Kinnisvara Registris, selleks tuleb siis kindlasti see leping esitada põhikasutajal riigiasutusele, kellega tal see leping on sõlmitud, sest vastasel korral ikkagi ei ole näha, kes on riigimaa kasutaja ja võib tekkida segadus siis kas PRIA-ga suhtlemises või ka meiega suhtlemises, kui me teeme mingeid kontrolle, et kindlasti tuleb see esitada ja võimalikult koheselt, kui leping on sõlmitud. Kui nüüd on antud ilma nõusolekuta allkasutusse, siis tegelikult riigil vähemalt maru nendes rendilepingutes ja kasutusvalduse lepingutes on kirjas, et meil on õigus see leping üles öelda. Et sellist juhtumit ei juhtuks, küsige, kaalume ja sõlmime kõik asjad korrektse lepinguna ja kajastame need ka Riigi Kinnisvara Registris. See on küsitud päris palju, et mis juhtudel me allrendiks üldsegi nõusolekuid anname. Vastus on see, et tegelikult me kaalutleme iga juhtumit täiesti eraldi ja vaatame, et kas selle allrendi või allkasutusega võiks hajuda vastutus või ei ole seda ohtu. Näiteks kui tegelikult pere või lähisugulased toimetavad kas või põllumajandusettevõttes või üksuses ühiselt, siis tegelikult kui kes on konkreetselt praegu konkreetse allrendilepinguga kasutaja, ei olegi nii oluline, sest see vastutus ei haju. Toimetajad põllu peal on ikka ühed ja samad isikud. Täpselt sama kehtib ka nende ettevõtete puhul, kus soovitakse seal näiteks tütarettevõttele anda mingiks perioodiks kasutusse. Aga see ei ole nagu päris selline reegel, et kui on nüüd tütarettevõte, siis raudselt alati saab, et ikkagi me vaatame konkreetselt põhjused, mis on taotluses kenasti kirja pandud ja kaalume seda, et kas seal on mingit ohtu, et kuidagi see rendisuhe võib minna kontrolli alt välja ja kui seda ei ole, siis me selle nõusoleku anname. Aga üldreegel on see, et allkasutuse nõusoleku anname suht lühiajaliselt. Et kui juba keegi soovib, et tulin, sõlmisin lepingu, tahan kohe sõlmida allrendilepingu kuni selle rendilepingu lõpuni, siis pigem tuleks kaaluda ikkagi see leping lõpetada ja teha uus oksjon, et miks siis peaks selline vahendatud tegevus seal olema, kui saaks nagu otse olla suhtes riigiga sellel isikul, kes päriselt seda riigimaad kasutab. Siis üks teema, mis on ka meile küsimusi toonud, on see, et meil rendilepingutes ja ka kasutusvalduse lepingutes on kirjas, et rentnik või see kasutaja võib teha riigimaal parandustöid ja siis osa sellest tööst või siis ka tervikuna riik hüvitab tasaarvestusena. Ja on küsitud, et mis need tööd siis on, mida üldse teha tuleb ja mis on sellised suuremad tööd, et tõingi siia välja, ongi need kraavid, mis põldude ääres on, et nende ääred puhtad oleks, et truubid puhtad oleks, et kopratõkked oleks sealt likvideeritud, vesi liikuma saaks. Siis maaparandussüsteemid oleks korras hoitud, et ka nendeks tuleb vahel töid teha, kas siis ise või lausa tellida. Siis kui on see ala, mis on reaalselt antud kasutamiseks lepinguga, ehk siis kasutusala kuidagi võsastunud või kipub võsastuma, siis see võsa likvideerimine on kindlasti parendustöö. Kui nüüd mõni maatükk satub renti selliselt, et sinna varem on veetud jäätmeid või siis on ka mingid vanad ehitised, näiteks mingid kasvuhooned kuskil peale jäänud või midagi, siis ka nende likvideerimine on selline ilmselge riigimaa parendamine. Või kui tuleb välja, et keegi teeb seal mingi sügavama kaevamise ja maa seest tuleb mingi reostus välja, siis ka see on riigimaa parendus, kui seda reostust likvideeritakse. Ja muidugi selline suurem kivide koristus, kui on tõesti nagu selline suuremad hunnikud tekkinud, et kui neid on vaja sealt likvideerida, aga siis seda me loeme ikkagi riigimaa parendustööks.
missugused need töödes siis tasaarvestatakse renditasuga, et ongi need, mis nagu ilmselgelt ületavad tavapärast korrashoidu. Ongi see, et kui võetakse lihtsalt võsa maha, lõigatakse pealt see vits maha, siis see ei ole selline tavapärast korrashoidu ületav tee, aga kui juba võetakse ka kännud välja, juuritakse sealt puhtaks, kas siis põld või ka kraaviäär, siis see on juba selline tavapärast korrashoidu ületav tegevus, mille kulud me oleme nõus tasaarvestama renditasuga. Samuti, kui on kraavist vaja setet välja tõsta ja teda laotada, muidugi vastavalt nii, nagu maaparandusreeglid seda ette näevad, või ka maaparandussüsteemid on kuskil katki läinud, need drenaažitorud või truubid on vaja välja vahetada, asendada või ka remontida, et ka need tööd on üldjuhul me ikkagi olnud tasaarvestatavad. Ja nagu enne ütlesin, ka siis selline suuremate jäätmete ja reostuse likvideerimine on ilmselge riigimaa parendamine ja seda me tasaarvestame, aga siiski me vaatame enne otsa, et kas see reostus või jäätmed on sinna tekkinud enne rendile andmist. Kui rentnik ise kuskile põllunurka midagi maha valab või lubab naabrimehel näiteks seda teha, siis see ei ole see, mida riik hüvitaks, et selle likvideerimine tuleb siis rentnikul ka endal kulu kanda. Nii, ja üks teema, mis on nagu meil kõige suurema suhtluse osa rentnikuga, on see, et me järjest rohkem püüame ka lepingute täitmist kontrollida. Et tasude kontrollimisel me oleme ikka juba aastaid väga agarad olnud, et me ei lase pikalt võlgu jääda, me tuletame ennast meelde, me saadame uuesti arveid, me saadame kordusmeeldetuletuskirju ja kui siis ikkagi ei tasuta õigeks ajaks, siis ka ütleme lepingud ülesse. Oleme teinud ka viimastel aastatel päris palju seda tegelikku kasutajakontrolli. Ehk siis vaadanud, kes näiteks PRIAs toetusi taotleb ja see ju sellega deklareerib, et tema tegelikult on riigimaa kasutaja. Ja kui see isik ei ole sama isik, kes on meil rentnik või kasutusvaldaja või ei ole allkasutaja, kelle kohta on meile allkasutusleping esitatud, siis me võtame ka samuti ühendust ja püüame kõigepealt heaga, aga kui muud üle ei jää, siis ka kurjaga lepingud lausa ära lõpetada. Kindlasti rohkem edaspidi püüame teha pistelist kontrolli välivaatlusega, et saada infot, kas maa on haritud, niidetud, nõuetekohaselt hooldatud. Siis üksjagu tuleb meile seda infot ka läbi naabrivalve, ehk siis kui keegi märkab kuskil riigimaad, mis ei ole hästi kasutatud või antakse teada, et keegi teab kindlasti, et seda kasutab keegi teine kui riigimaa rentnik, siis me kindlasti sellele reageerime, küsime rentnikult, küsime sellelt päris kasutajalt, mis siis tegelikult toimub. Ja kui seal on ebaseaduslik kasutus, siis see võib taas viia selleni, et me ütleme lepingu üles. Ja kui nüüd on küsitud riigilt luba või nõusolekut mingeid parendustöid riigi rendimaal teha, siis selleks, et olla veendunud, et need tööd on tõesti hästi korralikult tehtud ja me võime ka tasaarvestust teha, ehk siis hüvitada neid töid, siis me ka püüame kõigepealt dekodeeritud fotod ehk siis nende asukohamärgisega fotode abil tuvastada, et kõik on hästi. Kui see hästi välja ei tule või kui on selline asukoht, et need fotod väga ei räägi enda eest, siis me oleme valmis ka välja minema ja vaatame üle, kas kõik on korras ja alles siis teeme tasaarvestused. Aga siin on ka selline väike üleskutse, et meil on päris palju nagu natukene ette heidetud tublide põllumeeste poolt, et mõned riigi põllumaad ei ole hästi kasutatud, hästi hooldatud, kas on siis üldse võssa kasvamas või niitmata või siis tehakse seda kuidagi väga kas lohakalt või mitte nii hästi, kui kogukond eeldaks ja sealt näiteks levib mingi umbrohi kõrvalpõldudele.
et siis meie üleskutse, andke julgelt teada, kui kuskil näete põllumaad, mida üldse ei kasutata, aga võiks kasutada või kui siis selle põllumaa kasutusega midagi väga halvasti paistab olema, et andke teada, me vaatame üle, mis seal teha annab ja võib-olla ta ongi selline maa, kus ongi leping lõppenud ja me saaksime suunata ta kiiresti uuesti enampakkumisele ja et sellele saaks siis kasutus peale. Nii, ja nagu ma alguses ütlesin, me anname valdavalt maad ikkagi oksjoni korras kasutusse ja tõin siia väikese võrdluse, kuidas need oksjonid meil on läinud, et kui eelmisel aastal kokku oli enampakkumisel seal 1026, siis ka sel aastal samas mahus kavandame aasta jooksul enampakkumisele panna. Siis eelmine aasta meil saime lõpuks lepingud 762 kinnisasjale. Täna me seda veel ei oska ennustada, palju aasta lõpuks on, aga tänaseks on olnud juba ära meil 239 kinnisasja enampakkumine ja edukad neist olid 164, siis tegelikult nüüd, kui eelmise aastaga võrreldes, siis natukene on see tulemuslikkus langenud, aga me veel ei heida meelt, sest tegelikult sügisesed oksjonid on alati meil edukamad kui kevadised, sest kevadel jõuavad oksjonile enamasti need maad, mis siis on kas leping lõpetatud või üldse esmakordselt kuskilt üles nopitud, alles riigi omandisse jäetud või ka kasutusvaldusest vabanenud. Ja sügisel on siis meil tavaliselt need, kes on korduvalt juba kasutuses olnud maad ja kus see osalemis- ja edukusprotsent on oluliselt parem. Ja natukene panin siia ka sellist statistikat, et kui nüüd eelmise aasta terve aastaga võrrelda selle aasta esimest kvartalit, siis natukene on nagu pakkujaid rohkem tekkinud ühele objektile. Samas natukene on keskmine kujunenud tasu langenud eelmise aastaga võrreldes, aga see võib olla ka sellest, et tõesti kevadel on meil ka kordusenampakkumised, mida meil sügisel väga ei ole. Ja kogu aasta numbris võivad rohkem kaalu omada ikkagi need, mis on pidevalt ja kogu aeg kasutuses olnud maad. Aga madalaim tasu on ka natukene väiksem, kui oli siin eelmine aasta, mis üldse on renditasuks pakutud ja kõrgeim tasu on ka natukene praegu väiksem. Aga eks seda muidugi aasta lõpuks näeb, mis nad siis nagu lõplikult kujunevad. Ja kui nüüd siis huvitab, missugused maad meil sellel aastal või kui palju maid, kus meil sellel aastal rendile läheb, siis siin kaardil on kenasti näha. Pärast, kui on küsimusi, siis võite küsida selle kohta ka. Aga siin jah, see kaart näitab nüüd niimoodi, et seal, kus on vähem objekte, on see sinine värv natuke heledam ja seal, kus on rohkem objekte, on tumedam, ehk siis sellel aastal ruulib meil Harjumaa. Seal on kõige rohkem objekte, kõige rohkem hektareid enampakkumisele minemas. Nii, aga minu poolt tänaseks kõik. Tänan teid siis kuulamast ja ma annan sõna üle siis Ülleke Eerikule, kes räägib siis nendest riigimaa renditasudest. Ja, tere, siis minu poolt ka, et ma kohe võtan ka enda ettekande lahti. Nii, kas mu ettekanne on näha ilusti? Ja, ilusti on näha. Väga tore. Siis hakkame pihta. Et ma üritasin ka oma ettekande sisustada niimoodi, et ma juba vastaksin päris paljudele küsimustele ette ära. Ehk et püüame püsida siis rohkem ka ajaraamis. Ja hindajatele on siis antud ülesanne hinnata riigimaid. Ja aastas me hindame umbes üle 2000 maatüki ja need erinevatel eesmärkidel, et meil on vaja riigimaad hinnata asjaõigustega koormamisel, meil on vaja hinnata rendi eesmärgil, samamoodi müügi eesmärgil, nii enampakkumise jaoks kui ka otsustuskorras. Ja meie ülesande raamistik on siis tegelikult väga hästi kirjas õigusaktides. Ehk kõige peamine õigusakt on meil siis riigivaraseadus, mis reguleerib siis riigivara valitsemise üldisi põhimõtteid ja ka seda, kuidas siis kasutusse antakse ja mille alusel. Ja siin on siis välja toodud ka fragment riigivaraseadusest, mis viitab kasutustasule.
Ja riigivaraseadus siis ütleb, et kui riigivara antakse kasutamiseks teisele isikule, siis tuleb seda teha vähemalt turupõhise kasutustasu eest. Ehk tegelikult õigusakt ei ütle mitte ainult seda, et see peaks olema turupõhine, vaid ta ütleb ka seda, et vähemalt turupõhine. Ja sedasama paragrahvi siis täpsustab ka teine lause, ehk turupõhine kasutustasu on siis tasu, mille suurus vastab sarnastel tingimustel sarnaste asjade kasutamiseks sõlmitud kasutuslepingutes kokku lepitud kasutustasudele turul. Ehk hindamise seisukohast ideaalne olukord ongi see, kui me saame kasutustasu hinnata kasutuslepingutele tuginedes. Riigivaraseadus on küll tegelikult üldine, ehk et ta hõlmab kõiki riigimaid, ehk mitte ainult põllumaid, vaid siia alla kuuluvad ka tegelikult igasugused hoonestatud varad. Et põllumaade puhul on kitsaskoht nagu see, et tegelikult riigil ei ole ju ühtset andmebaasi rentide kohta. Ehk tegelikult meil täielikult puuduvad andmed eraomanike vaheliste tehingute kohta. Et tegelikult meil on olemas ainult need riigi kasutuslepingud. Ja hindamise osakond on siis rendi alghindasid määranud 2013. aastast. Ja 2013. aastast kuni 2020. aastani me tegelikult lähtusimegi nendest samadest riigi sõlmitud kasutuslepingutest. Aga nagu te teate, siis rentnikul on hilisem ostueelisõigus ja oli siis ja on ka täna ja ütleme, niisugustel varasematel aastatel see mängis tegelikult hästi suurt rolli. Ehk et ülepakkumisi oli palju ja need olid ikkagi väga üle. Ja tol ajal ka riik müüs rohkem põllumaid kui täna. Et täna põllumaa müük enampakkumisel on ikka väga haruldus. Ja see muidugi tingis selle, et hindamine muutus aina raskemaks ja raskemaks, sest need tulemused olid aina enam moonutatud just selle eelisõiguse tõttu. Ja 2020 tekkis ka uus hindamisvajadus. Ehk et lõppemas olid need maareformi käigus seatud kasutusvaldused ja ühel hetkel oli riigil siis vaja hinnata korraga väga palju maatükke. Ehk sealt tuli juurde hindamisvajadus mitmesaja maatüki osas. Mis tähendas seda, et tegelikult oli vaja metoodikat muuta ja metoodikat muudetigi ja seoti siis alghinna kujunemine müügiinfoga. Ehk rendi alghind kujuneb siis maa väärtuse kaudu ja see korrutatakse siis kasutustasu määraga. Ja kasutustasu määr on siis 3%. Ja miks see nii tehti, oli see, et kuna siis tekkis vajadus hinnata väga suurt hulka maid, siis oli vaja niisugust lahendust, mis oleks ka vähem halduskoormuslik ja väikse raha ja ajalise kuluga. Aga täna siis meil on riigivaraseadus, mis meil seda reguleerib ja lisaks on siis veel Vabariigi Valitsuse määrus kinnisesse erakorralise hindamise kord, mis täpsustab siis rohkem neid aluseid, hindamise aluseid, millest me lähtume, kaasa arvatud siis ka nõuded hindamise aruandele. Ehk milliseid andmeid kõik üks hindamise aruanne peab sisaldama ja mida me peame siis läbi analüüsima. Ja seesama Vabariigi Valitsuse määrus ja tegelikult see on kirjas ka riigivaraseaduses, ütleb siis ka, kes võivad olla need hindajad. Et hindajaks võivad olla kutseline hindaja, siis Maa- ja Ruumiamet või ka riigivaravalitseja. Nii, järgmine küsimus, et meilt on küsitud ka, et miks Maa- ja Ruumiamet siis ise hindab, et miks te ei telli väljas kutseliselt hindajat. Et tihti on see küsimus seotud sellega, et äkki siis saab madalama tulemuse. Põhjus seisnebki nendes numbrites. Et nagu ma ennem ütlesin, siis hindamise osakonnas me hindame aastas üle 2000 maatüki ja suur osa sellest on just põllumajandusmaa hindamised. Et meil on siin maatükkide arv, kui palju me siis hindame aastas näiteks rendi alghindasid ja samamoodi niisugune põllumajandusmaa hindamine on ka kasutusvaldusega koormatud maade hindamine. Ja eelmine aasta oli suht niisugune natuke erandlik, et tempo oli päris kõva
Aga kui me vaatame niisugust üldpilti, siis aastas on meil vaja hinnata ära umbes 1500 põllumajandusmaad. Kui me toome siin näiteks võrdluse, siis täna meil näiteks riigivaraseaduse alusel hankepartner kinnisvarabüroo erasektorist küsib ühe eksperthinnangu eest koos käibemaksuga suurusjärgus 800 eurot. Ja ta teeb seda tööd umbes 2 nädalat kuni kuu. Et kui te tahate nüüd siin väikest matemaatika ülesannet, siis saate kiirelt välja arvutada, et kui aastas on vaja hinnata 1500 põllumaad, siis kaua see siis aega võtab ja palju see maksma läheb. Et see ongi põhjus, miks siis on õigusaktidesse loodud sihuke ühetaoline süsteem, metoodika ja tegelikult see on tohutu rahaline kokkuhoid ja ka ajaline kokkuhoid. Ja võib-olla märgid seda ka ära, et kui kutseline hindaja hindab, siis ka kutselisel hindajal ei ole ju kasutada seda rendibaasi. Üldjuhul ei ole. Ja ka kutseline hindaja siis lähtub müügitehingutest. Ja need on need samad müügitehingud, mis on tehingute andmebaasis, mis on ka meil analüüsi aluseks. Nii, millist hindamismetoodikat me siis kasutame? Nagu ma ütlesin, siis rendi alghind leitakse läbi müügitehingute info. Ehk me hindame ära selle kasutusse antava maatüki. Muidugi tervet maatükki me ei hinda, me lähtume nüüd sellest kasutusalast siis. Ehk me näeme seda kasutusala ka kaardil. Me saame eristada ära, milliseid kõlvikuid ta hõlmab, millist osa ta maatükist hõlmab, kas tal on juurdepääs, milliseid mullad seal osas on ja nii edasi. Ja lähtume siis turul reaalselt toimunud müügitehingutest ja alus selleks on siis tehingute andmebaas. Ja Maa- ja Ruumiamet seda tehingute andmebaasi peab ja kõik tehingu info saabub siis meile notaritelt. Ehk me kogume kokku kõik võõrandamistehingud üle Eesti. Seal on nii erasektori tehinguid, avaliku sektori tehinguid, kõik. Ja hindamismetoodika on siis see, et me võrdleme seda tehingute valimit iga hinnatava varaga. Et igat maatükki vaatame individuaalselt. Ja iga hindamise kõige tähtsam osa on parim kasutus, aga antud juhul nende varade puhul siis lähtutakse ainult põllumajanduslikust kasutusest. Et me ei eelda mitte mingisugust muud potentsiaali, ei ehituspotentsiaali, kaevanduspotentsiaali, mitte mingit muud potentsiaali. Ülevaatust looduses ei teostata, et nagu ma näitasin juba ennem, need mahud on nii suured, et kui aastas on vaja hinnata 1500 maatükki, siis väga reaalne ei ole, et me jõuame kõik need ka looduses üle vaadata. Selle asemel siis me analüüsime riiklikes registrites olevaid andmeid. Et me klõpsime kõik need kaardirakendused läbi, registrid läbi ja vaatame, mis need maaomadused siis on. Ja metoodika käigus siis me ka analüüsime põllumajandusmaale omaseid tegureid. Ja siin allpool on siis ka jälle väljavõte Vabariigi Valitsuse määrusest, mis siis reguleerib seda, et see, mida me teeme, ongi siis müügitehingute analüüsil hinnatud väärtus. Et me lähtume siis tehingute võrdlemisest, tehingute andmebaasi andmetel. Tegelikult on ka muid võimalusi, et näiteks on võimalus ka tegelikult kasutada maksustamishinda, kui see on ajakohane. Et teatavasti korraline hindamine toimus viimati 2022. aastal ja põllumajandusmaade hinnad on sellega võrreldes oluliselt tõusnud. Et võib-olla püsirohumaade puhul enam-vähem võiks kasutada maksustamishinda mõnes kohas, aga põllukultuurid, seal on ikkagi täna hoopis teised numbrid, mis olid 2022. Nii. Alati tekib küsimus ka sellest, et miks kasutustasu määr on 3%. Et kust see tuleb? Et kasutustasu määr on siis kinnitatud seal samas korras ja 3% on siis leitud suhtena riigimaa rendi enampakkumiste aastatasu võrreldes keskmise müügitehingu hinnaga. Ja see oli just see aastal 2020, kui seda metoodikat muudeti ja siis tekkis nagu vajadus seda, et mis see protsent siis võiks olla.
Ja siis me analüüsisime eelneva 2 aasta tehinguid, ehk tol ajal oli siis 2018 kuni 2019. Võtsime ette kõik müügitehingud ja võtsime ette siis need sõlmitud riigimaa rendilepingud. Ja vaatasime, et mis see suhe siis võib olla. Et kui te vaatate seal tabelis, siis viimastes veergudes on see välja toodud siis see suhe nii keskmisena kui mediaanina. Ja mõnes maakonnas on see ka alla 3% ja mõnes maakonnas on see ka üle 3%. Aga Eesti keskmine mediaan oli siuke 3,3%, keskmine 3,7%. Konservatiivsuse põhimõttest lähtudes võeti siis aluseks 3%. Et sama hästi võib küsida, et aga see võib ka olla 1 või 2 või mis iganes muu, võib olla ka näiteks püsirohumaadel ja põllukultuuridel näiteks erinev määr. Aga see on juba siuke põllumajanduspoliitika, et poliitikaga me ei tegele. Ja 3% on ka hoonestamata riigimaa üldine kasutustasu määr. Ehk et kui meil on vaja hinnata näiteks riigimaad kormatakse D-servituudiga, mis iganes muu servituudiga, isikliku kasutusõigusega või näiteks riigimaad antakse ajutisse kasutusse või on tegemist näiteks ebaseadusliku kasutusega ja on vaja nõuet teha, et siis samamoodi see kasutustasu määr on 3%. Nii, mida me siis hindamise käigus analüüsime? Et kui me menetleja käest saame hindamise tabelit, siis meie saame need tabelid enamasti siukeste kogumitena. Et ühes kogumis on võib-olla 30 renditükki, võib-olla 50 renditükki ja siis me vaatame kõigepealt nendele maatükkidele otsa, et mis meil seal siis hinnata vaja on, kus nad asuvad, mis nad oma olemuselt on nad siis rohkem haritavad maad, on nad rohumaad ja edasi me siis teeme andmebaasis tehingute väljavõtte. Ehk me otsime välja sama piirkonna tehingud samasuguse kõlvikuga ja võtame need kõik ette. Näiteks meil on vaja nüüd hinnata Järvamaal Järva vallas, et siis paremal pool on siuke väljavõte, et viimase 2 aasta Järva valla tehingutest. Seejärel, kui me oleme selle väljavõtte ära teinud, siis me tehingud ka puhastame. Ehk me vaatame sellele valimile otsa. Ja puhastamise mõte on siis see, et ühelt poolt me jätame analüüsidest välja kõik sellised tehingud, kus võib eeldada mingisugust muud potentsiaali, kas elukondlikku või tootmispotentsiaali, ühesõnaga mingit ehituspotentsiaali või hästi levinud on ka näiteks päikeseparkide rajamise eesmärgil igasugused ostud. Ehk me vaatame tegelikult kõik need tehingud ka planeeringute osas läbi. Kas on mõni planeering peal? Kui on, siis see jääb põllumaa analüüsist välja. Samamoodi, põllumaad avalikus pakkumises on vähe, aga ka sealt saab vahest infot, et mis eesmärkil seda maad siis müüdi. Kui see ei ole põllumajanduslik, siis ta jääb kohe analüüsist välja. Ja tehingute puhastamisel on ka teine pool, ehk et me jätame analüüsist välja sellised tehingud, kus meil on teadmine, et osapooled on kuidagi omavahel olnud seotud. Kas äriliselt või nad on sugulaste vahelised. Et päris käsitöös ei ole, aga meil on siuksed väiksed automaatsed robotid, kes siis aitavad seda seotust otsida. Et käivad vaatamas kinnistusraamatus, käivad vaatamas äriregistris, registrikaarte. Ja kui tuvastame mingisuguse seotuse osapoolte vahel, siis me need tehingud samamoodi analüüsist välja jätame. Samamoodi vaatame näiteks naabrite vahelisi tehinguid. Et naabrite puhul võib olla erihuvi. Samas põllumajandussektoris on need üsna levinud, et naaber ostab. Seega me kõigepealt tuvastame need välja, et kus on naaberostja ja siis vaatame ka tegelikult sinna tehingule otsa, et kas ta hinna poolest nagu eristub, on ta oluliselt kõrgem, on ta madalam, et mis viitab sellele, et mingi erihuvi või erihind seal kehtis. Kui ta on ikkagi väga sarnane ülejäänud valimiga, siis me jätame ta pigem sisse, sest võiks arvata, et Eesti kinnisvaraturg on väga aktiivne ja tehinguid on palju, siis tegelikult iga tehing võib olla väga, väga suure kaaluga lõpuks, sest ega neid nüüd tegelikult nii palju ei ole ka. Järgneb siis valimianalüüs ja jaotumine segmentideks. See tähendab seda, et me vaatame otsa, mis meil siis hinnatav vara on. Me näeme, et
põhimõtteliselt me jaotame kohe ära selle, et kas ta on haritav maa, kas ta on looduslik rohumaa, kas samamoodi vaatame PRIA-t, jaotame ära püsirohumaad ühte nurka, samamoodi põllukultuurid teise nurka, et me saaks võimalikult sellise valima, mis meid siis toetab. Ja üldine hindamispõhimõte on siis see, et kui tehinguid hinnatava maapiirkonnas napib, siis me kas pikendame analüüsiperioodi või laiendame siis analüüsitavat piirkonda. Ehk hakkame vaatama rohkem ka naaberomavalitsusi või siis maakonna tasandit. Et näiteks loodusliku rohumaa puhul on tegelikult ka üle Eesti tehinguid väga vähe ja seal vahel tuleb minna ka maakonna piiridest kaugemale. Nii, mõni näide ka. Et näiteks meil on siin hinnatav objekt Järva maakonnas Järva vallas. Et vasakul pool on siis selle maatüki andmed ja paremal pool on tehingute andmed, mida me oleme ilusasti juba ära puhastanud, me oleme jaganud need segmentideks ja vaatame siis nüüd valimile otsa. Et kui me oleme need tehingud analüüsinud, siis meil jäi kokku alles 7 tehingut ja nende 7 tehingu mediaanhind on 7234 eurot hektar ja nad on kõik PRIA-s põllukultuurid. Et selle põllukultuuride kõrval ei ole püsirohumaad ja valdavalt on nad kõik ka registreeritud. Ja siis hakkame põhimõtteliselt minema, et teeme kõik need kaardirakendused siin lahti. Et praegu on siin 4 pilti, aga tegelikult on neid palju rohkem, lihtsalt nad ei mahtunud kõik siia ühele slaidile ära. Et kõigepealt vaatame asukohta, samas asukohas meil tegelikult tehinguid on. Siis vaatame ka kasutusala suurust, vaatame tehingute suuruseid, et me näeme, et tegelikult seal valimis on sarnaseid, aga on ka väiksemaid ja on ka suuremaid. Ehk tegelikult ei ole mõistlik kohandada, sest on nii paremaid kui ka kehvemaid. Ja valdav kõlvik on sama, nad kõik on haritavad maad. Mullad, seal esineb igasuguseid muldasid, leostunud leede, natuke kleistunud muldasid, hinnataval on natuke ka kleimuldasid, aga väga väheses ulatuses. Ehk muldadelt nad ka sarnased. Reaalboniteet, mis arvestab ka siis kuivendusastet, 48-49, sarnane. PRIA järgi põllukultuurid, kõik need nii hinnatav kui tehingud kõigile on juurdepääs avalikult teelt. Lisaks vaatame siis ka kitsendusi. Et kitsendusi, enamus objektidel Eestis ju kitsendused esinevad. Lihtsalt tuleb vaadata, et kas need on sellised, mis võivad raskendada maa kasutamist. Raskendavad maa kasutamist näiteks, kui jookseb läbi mõni elektriliin, kus on mitmeid elektriposte. Või näiteks maatüki või kasutusala tükeldavad kraavid. Või siis näiteks seal on mingisugused mälestised, kivikalmed peal, mis raskendavad, ehk traktor peab seal manööverdama nende vahel. Ja nii edasi. Ehk et põhimõtteliselt me vaatame otsa, et kas need päriselt tõenäoliselt mõjutavad või mitte. Et paljudel juhtudel on ka see, et näiteks elektriliin küll läbib, aga ta läbib näiteks võib-olla ainult nurka ja maatükile tegelikult ühtegi posti ei jäägi. Edasi me vaatame ka looduskaitset ja ka poollooduslikke kooslusi. Et nagu Tiina ütles, siis tegelikult meie portfellis poollooduslikke kooslusi, selliseid maatükke on tegelikult väga vähe, aga neid kuigi palju ikkagi esineb. Ja kuna sellega võivad kaasneda ka mitmed piirangud maa kasutamisel, võib-olla kohustus niita, siis sellel on tavaliselt negatiivne mõju maaväärtusele. Ja looduskaitse puhul siis vaatame ka reaalselt otsa, et millega meil on siis tegemist. Et vahel võib olla, et me saame kitsenduste registrist vasteks väga pika nimekirja kitsendustest. Näiteks seal on, 3-4 liiki, võib-olla isegi rohkem neid kaitsealuseid liike, mis kõik seal elutsevad. Aga kui me vaatame sinna rohkem otsa, siis tuleb näiteks välja, et 3 nendest liikidest asub seal piirnevas jões elavad hoopis ja näiteks üks linnuke elab hoopis maatüki nurgas metsasalus. Ehk tegelikult põllumajanduslikule kasutusele nad mõju ei avalda. Ja üsna tihti saame ka Keskkonnaameti seisukoha, millest me siis ka lähtume. Ehk et kui Keskkonnaamet ütleb, et ikkagi ta võib küll väga hea põld olla,
aga kui see seisukoht on selline, et künda ei saa, ainult niitmine, karjatamine, siis me hindame seda kohe teistmoodi. Ehk sisuliselt me peame hindama seda rohumaana, mitte enam põllukultuuride kasvatamiseks sobiva maana. Ja edasi siis vaatame ka seda, et mis kujuga see on maatükk ja reljeefi. Reljeef on rohkem sihuke Lõuna-Eesti teema valdavalt, aga võib olla ka näiteks Lääne-Virumaal ja kuskil võib ka mõju avaldada. Üldiselt see näide on selline, mille poole me alati püüdleme. Ehk et me analüüsime tehinguid ja püüame leida sellise valimi, mis iseloomustab ka seda hinnatavat maatükki. Et antud juhul saab öelda, et hinnatav objekt on omadustes sarnane tehingute valimile ja erisused puuduvad. Ja me saame siis selle sama mediaanhinna kaudu selle kasutustasu leida. Alati nii hästi ei lähe. Et võtame selle sama Järva valla ja teine näide, kus meil on vaja hinnata siis 29 hektarile kasutusala. Ja siin on nüüd, kui me juba peale vaatame, me näeme kohe ära, et ta on siis Priias püsirohumaa ja ta on valdavalt liigniisked mullad. Et mõnes maakonnas on sellega hästi, ehk et me leiame kohe üles, et meil on tehinguid liigniiskete maadega ja saame need võtta võrdluseks ja hakkame seda pidi minema, et meil ei ole vajadust kohandada. Järva maakond on selline, kus selliseid liigniiske maatehinguid on väga vähe. Et kui me oleme nüüd tehingute analüüsi ära teinud, oleme analüüsinud püsirohumaa tehinguid ja kõik põllukultuuride tehingud on nüüd kõrvale jäetud selles analüüsis, siis me saime tulemuseks, et nende tehingute mediaanhind on 5100 eurot hektar, ehk juba tunduvalt madalam kui oli põllukultuuridel. Ja hakkame jälle võrdlust minema täpselt samamoodi, ehk et kõik need kaardirakendused ja riigiregistri andmed me käime uuesti ükshaaval läbi. Et me vaatame, mis on kasutusala suurus. Hinnataval on 29 hektarit, tehingud on vahemikus 2–10 hektarit ehk tunduvalt väiksemad. Ja kui me nüüd analüüsime tehinguid, siis kõik need mõjud tulevad ka meil tehingute kaudu. Kui me analüüsime tehinguid, siis me näeme, et suuremad maatükid on turul enam hinnatud ja nende ühikuhinnad on kõrgemad. Ehk selle poole pealt on siis see hinnatav maatükk parem. Kõlviku järgi on sama. Muldadelt on tunduvalt kehvem, kui on nüüd see valim, mis meil Järva maakonnas kasutada on. Et seal küll ka tehingutel esines ka madalsuumuldi, aga need olid ikkagi väga väikeses ulatuses, ehk nad tegelikult väga suurt mõju ei avaldanud, küll aga hinnataval objektil. Et reaalboniteet ka hoopis teises suurusjärgus. Edasi Priias siis kõik need vaadeldavad nii tehingud kui hinnatav on püsirohumaa. Juurdepääs on kõigil avalikult teelt, ehk selles mõttes nad on sarnased. Ja kitsendused ka neid küll esines, aga need ei olnud väga olulise mõjuga. Looduskaitset siin ka väga ei olnud, küll aga siis hinnataval on peal siis pärandniidud, mis on siis negatiivse mõjuga väärtusele. Kuju ja reljeefi osas erisusi ei olnud. Et hindamistulemus on siis üle 2 korra madalam, kui oli põllukultuuridel ja ka püsirohumaa tehingutega võrreldes oluliselt madalam. Et võib küsida, et kust te need mõjud leiate, et kui ta on kehvem või parem, siis ka need tulevad tegelikult tehingute analüüsi kaudu. Et näiteks me oleme selliseid mõjusid päris palju analüüsinud korralise hindamise käigus. Ja korralise hindamise käigus oleme näiteks muuhulgas ka liigniiskust analüüsinud ja kui näiteks maatükil on enam kui 50% liigniiskeid muldasid, siis väärtus on juba 20% madalam. Ja see väärtuse mõju kogu aeg tõuseb, mida rohkem on neid liigniiskeid muldasid, et kui ta on juba seal 90% lähedal, et siis see mõju võib olla juba 30%. Ehk ka need mõjud tulevad tegelikult ikkagi tehingute analüüsist. Nii, kõige levinum küsimus. Miks need kasutustasud siis on tõusnud? Ja kuna metoodika tugineb tegelikult ju müügitehingute infole ja
müügihinnad on tõusnud, et siis siit graafikult on ka näha, et 2022 oli väga korralik hüpe. Ja tegelikult ju mitte ainult maahinnad ei tõusnud, vaid kõik hinnad tõusid, et kõik kaubad, teenused, inflatsioon hüppas lakke. Et eks see ju jõuab ka kinnisvaraturule. Ja viimased 3 aastat on siis olnud suhteliselt stabiilne. Et küsitakse ka seda, et kas siis nüüd juba need hinnad langevad siis. Ja seda vastust on väga keeruline öelda, sellepärast et iga muutus jõuab statistikasse alati niisuguse viiteajaga. Ehk neid suuri muutusi näeb alati niimoodi tagantjärgi. Küll aga kui me täna siin hindame, näiteks meil on vaja kordushindamist teha ja me oleme seda samade maatükki hinnanud näiteks aasta tagasi või 2 aastat tagasi ja võtame värskemad tehingud ette, siis natukene ikkagi need hindamistulemused tulevad madalamad. Et mitte küll palju, nad tulevad võib-olla siin 100 eurot hektari kohta maksimaalselt või 200, aga mitte rohkem, et me ei räägi nagu suurtest muutustest tuhandetes eurodes. Nii, küsitakse ka seda, et mis siis juhtub, kui enampakkumine nurjub. Et teatavasti meie hindame alghinna, aga lõplik renditasu kujuneb siis enampakkumise tulemusena. Ja alghinda reguleerib riigivaraseaduse paragrahv 60, mis ütleb, et teistkordsel avalikul enampakkumisel võib siis määrata alghinna, mis on kuni 20% madalam. Praktikas on siis niimoodi, et tegelikult me vaatame ka nurjumise korral need maatükid veel kord üle, ehk et seal tuleb veel üks analüüs. Ja analüüs kätkeb siis seda, et me vaatame, kuidas on muidu seal piirkonnas läinud. Et kas see maatükk, et tegelikult me näeme ka seda, et on erisused, kas tegemist on püsirohumaaga või põllukultuuridega. Et põllukultuurid üldiselt lähevad paremini, mis on ka loogiline, sest tulu tootmisvõime on suurem ja püsirohumaad kehvemini. Ehk et me vaatame tegelikult otsa, millega on tegemist ja kuidas seal piirkonnas muidu on läinud. Aga üsna tihti me kasutame ka seda, et kasutamegi seda maksimaalset määra ja järgmine kord on siis 20% madalam kasutustasu. Nii, veel küsitakse, kus saab näha rentide statistikat. Nagu ma ütlesin, siis eraomanike vaheliste rendilepingute kohta meil andmed puuduvad. Need sõlmitud rendilepingud, mida me siis ise siin Maa- ja Ruumiametis teeme, nende statistika me avaldame iga aasta oma aasta ülevaates, mis siis valmib veebruari alguses. Ja siin paremal on nagu viide ka, et kus need aasta ülevaated üles leiab. Ja jooksvalt siis riigimaade kasutustasude info on riigi kinnisvararegistris. Ja see info on kõigil avalik, et see ei ole kuidagi piiratud autentimise või millegi muuga. Aga mis ma tahan statistika juures öelda, et ikka kehtib see vana tõde, et on väike vale, suur vale ja statistika. Et tegelikult statistika puhul mängib päris palju rolli see, et millised andmed seal taga on. Et kui meil oleks need maatükil kõik ühesugused, siis me saaks väga head statistikat teha, väga hästi ilusasti järeldusi teha, aga päris elu nüüd selline ei ole. Et kui Tiina tõi siin välja, et need keskmised renditasud on siin langenud, siis jah, üks põhjus võib olla selles, et tõesti neid kordus enampakkumisi on. Aga ma ei ole üldse nagu selgeltnägija, aga ma võin juba ennustada ära, et kui me järgmise aasta alguses avaldame 2026. aasta statistika, siis renditasud tulevad madalamad keskmised. Ja miks? Struktuur. Et kui me eelmisel aastal hindasime, siis suur osa nendest hinnatavatest objektideks olid Riias põllukultuurid. Täna sellel aastal, mis me oleme hinnanud, suur osa nendest on püsirohumaad ja püsirohumaad hinnatasemed on tunduvalt madalamad. Ja renditasud on madalamad. Seega väga tõenäoliselt need keskmised on samamoodi madalamad. Et see ei näita nüüd otseselt seda turumuutust, et see näitab seda struktuurimuutust. Ehk et võibki olla, et erinevatel perioodidel nii müügistatistikas kui rendistatistikas tehakse tehinguid erinevate maadega. Nii,
ja minul ongi kõik. Ma loodan, et ma sain nagu päris palju need küsimused ka vastatud. Et võib-olla lähme siis küsimuste juurde. Nii, Tiina, et kas võtame kõigepealt chati või laseme neid küsida? Chatis me oleme püüdnud siin kohe online'is enamusi küsimusi vastata. Osad jäävad ilmselt vastamiseks ka pärast nüüd seda infotundi, sest siin on väga konkreetsete maatükkide või lepingute kohta, et neid tuleb natukene otsa vaadata, enne kui siin midagi tarka vastata. Et ma palusin ka, et siis saata konkreetsemad infot, et me saaksime konkreetset juhtumit tõesti vaadata detailselt. Aga mis olid nüüd muidu riigimaa kasutamiseks andmise küsimused? Mina olen vist saanud enamustele ära vastata neid hindamise küsimusi. Siin veel on mõned, mis ilmselt jääb see natukene ka pärast seda infotunni lõppemist, jääb see chat ju kõigile nähtavaks, et siin saab veel neid vastata. Aga kui nüüd kellelgi on suuliselt, siis tõstke aga julgelt käsi. Marja annab teile selle mikrofoni lahti, teeb lahti ja saate ilusti küsida otse.